No vaadake seda, no. Ma olen Halfway Porteri juures Kimbas, mis on siis, suht keeruline öelda. Ühesõnaga ma hiljem räägin täpsemalt, kus ma olen ja mis ma teinud olen. Ühesõnaga Kimbas, Roadhouse, võtsin purksi ja vaadake, see näeb juba sitaks hea välja. Siin on praemuna, peekon, juust, kõik asjad ja see on nagu ülimõnus. Ja see teine koht, ma maksin 10 toltsi purksi eest, seal oli lihtsalt mingi sügavkülmast võetud pihv ja punapeet ja reaalselt see oli nii rõve, et ma ei söönud seda lõpuni. See saab olema ülikõva toit. Nagu just sekund tagasi tahtsin öelda, et see on parim burger, mida ostasin tee peal, et kindlasti, kes kunagi seda Halfway Porterit ületab ja siia Kimbasse tuleb, et siis tule võtta Kimba Roadhouse'ist endale see purks ja sa ei kahetse. 90% burgerist oli ülihea. Ei pääsenud ka seekord punapeedita. Ütlen ausalt, kui sina, kes sa mu videot vaatad, tegeled Eestis mingi burgeri värgiga, siis ära mitte kunagi pane punapeeti palun purksi vahele, sest see ei sobi sinna, see on fastik. Teine asi, mis ma avastasin burgeri seest, ananass, nagu vabandega väljenduse eest, aga mida sitta, kes kurat topib sihukest asja üldse burgeri vahele? Söön, kõik on nagu ülihea, vaata, jumala norm, peekon ja praemuna ja korralik mõnus käsitöö pihv, ei ole mingi kuradi sügavkülma narts, on ju. Ja järgmine amps, ülimagus. Peedi ma viskaks minema burgeri vahelt, sest et ei aitäh, vaata. Ammustan mingi räigelt magus, mõtlen, mida kurat, mis toimub, Sülitan välja, nagu vaatan ananass, ma olen nagu, hell no. Ja need rikkusid selle burgeri lõppu minu jaoks nii ära, sest et isegi kui ma kooksin selle ananassi sealt välja, siis järgmine amps, mis ma võtsin, ma tundsin ikka, et see on nii magus see burger. Nii et kahjuks väike jupp burgerist jäi söömata, viskasin minema, sest et ütlen ausalt, mulle ei maitsenud see. Midagi ei ole teha, mina ananassi ei söö üldse. Ei meeldi mulle ta niisama, ei meeldi mulle ta pitsa peal, ei meeldi mitte kuskil. Aga vot, siuke lugu. Siin ma vaatan, siin saab üldse endale kämpinguplatsil siis koha puukida. Siin on Shelli tankla, unleaded 91 küte, siis, mida mina tankin enda autosse. On liitrinnaga 172.9, see on siis dollarites. Kes tahab, võib siis arvutada, palju see eurodes teeb. Jah, mul on veel minna siis 3 tundi ja 10 minutit. Siis ma olen enda selles majutuses Kedunas või Seduna või mis kuradi kohta oli. Et tänane majutus on siis kõige kallim majutus siiamaani. Et kui eelmine mul oli $77 ja see oli nagu üliilus tuba ja siuke mõnus ja oli ikkagi korralik, väga mõnus. Siis see näeb piltide pealt siuke vana välja. See on motell, aga kuna seal linnas ei ole väga valikut üldse, kus nagu ööbida, siis ma vaatasin, et selline eest kõige normaalsem, nagu hinna ja kvaliteedi suhe siis. Et maksin tänase ööbimise eest koos siis mingisuguse teenustasuga $123 ja selle hinna sees on siis included mingi suur välibassein, et kui ma jõuan normaalsel ajal ikkagi, Nüüd ma kulutasin söömise peale nii palju aega, et nüüd ma peaks jõudma 8:30 õhtul. Et siis vaatan, äkki ma lähen viskan ikkagi sinna basseini ja võtan täna selle jõu kokku, sest et eelmine kord ma olen nii väsinud, et ma ei jõudnud. Vot, pikk jutt, sitt jutt, aitab küll. Näeme juba siis seal Seduna selles motellis, näitan sulle seda tuba. No nii, enne kui ma duši jälle lähen, siis ma näitan sulle enda tänase toa ka. Jah, siuke teistmaali. Et kindlasti see Broken Hilli oma oli veits uhkem ja kaasaegsem, aga pole hullu. Siin on peegel, laud oma kolaasjadega, mikrokas, röster, külmkapp, väike telekas. Siis siin saad mingit nodi panna endal, king size bed. Ja see on nagu naljakas, et siin on mingi kraan ja see tilgub. Ma ei saa seda kinni keerata, sest et rohkem ei saa. Kliimaseade, ma seda sisse ei hakka ka lülitama, sest et praegu on toas suht okei olla. Järgmine peegel. Ja väga siuke, see on vist, ma ei tea, konditsioneeringi või. Sealt muidugi on see ka, mis ära tõmbab. Siis duš.
ja siin on vets. Et noh, ütleme, mingi 5 tärni hotell ei ole, aga selles mõttes, et ajab asja täitsa ära. Maksis see siis mingi $123 öö äkki või, kui ma õigesti mäletan peast. Et noh, ma ei tea. Saame hakkama. Siin oli bassein ka, aga see oli mingi full mingit aborigeene täis, seega ma vist ikkagi ei taha sinna minna. Nii et käin pesus ära ja hakkan homset ööbimiskohta endale otsima. No hommik jälle. Täna meil, mis päev siis juba on teisipäev, jah. Eile jõudsin siis Sedunasse õhtul, mingi suht hilja isegi, mingi 8:30 äkki. Magasin enda öö ära seal, suht siuke okk oli isegi, et tegelikult oli mõnus. Jah, see tuba oli küll natukene siuke, mitte just kõige kaasaegsem, aga tegelikult nagu magada oli väga okk ja ikkagi oli puhas ja üsna vaikne ja kõik muu. Ja hommikul mingi peale 9 veits viisin võtme ära, andsin toa üle, käisin tanklas, tõmbasin paagi jälle kurguni küttet täis ja siis läksin võtsin sealt ookeani äärest Hungry Jackist endale hommikuks siis peekoni ja munavlapi, mis oli päris hea. Ja nüüd on kell vaikselt saanud juba mingi, ma ei ütle, 10 läbi natukene. Ja sõidan siis edasi, et oligi siin suure ringi küsimus, et kuhu ma täna siis lähen, et noh, ei oska nagu valida neid punkte tee peal eriti. Et noh, need, kes on siin käinud, kes on katused eelkõige ja nii, neil on nagu suht savi, et kus nad magavad ja mis nad teevad. Minul katused eelkõige pole, peab magama autos sitemal juhul, mis ei ole iseenesest nagu halb variant ega idee, et ma olen autos maganud elu jooksul ju nagu aastaid ja aastaid, iga aasta ju Krapirannas käinud ja seal on täiesti normaalne. Lihtsalt kuidagi enda see mugavus praegu ei ole lasknud mind selleni veel. Pluss muidugi on mõistlik ööbida majutuses ka, sellepärast et ööd on ikkagi olnud suht soojad. Et noh, ma ei tea, autos magada nii, et sul on õues mingi 25-30 kraadi soojus, et kõlab nagu, et ma suren siin autos ära lihtsalt. Ja, et ma hetkel olin lihtsalt nii palju laisk, et ma ei viitsinud seda mikrofoni järgi toppida. Ma pean kogu aeg selle nagu vastuvõtja telefoni külge panema ja siis mikri enda külge panema ja seda ei ole sõiduaeg kõige mugavam teha, et vast saab nii ka hakkama mõne klipi. Et ei ole kõige hullem see heli. Aga ma jah, siin jooksvalt nüüd mõtlen, et mul põhimõtteliselt oli 3 valikut lauas, kuhu tänaseks minna, mida teha, et esimene nendest Nullapor, mis oleks olnud siis 3 tunni sõidu kaugusel, mis tundub minu jaoks nagu kuidagi natuke liiga vähe, et 3 tundi ma olen juba seal. Siis kell nagu suht vähe alles, mitte midagi mul teha ei ole. Et noh, üksi nagu ma ei oska siin leida endale mingit meeletut tegevust, eriti kui see koht on mingisugune lihtsalt looduskaunis ja ma ei tea, ongi kõik. Et ma pigem kasutan seda aega ja sõidan ikkagi rohkem ja jõuan tänu sellele ka farmile lähemale, et täna teine variant oleks olnud siis Ekula, mis on mingi 5 tunni kaugusel ja see peaks olema nüüd siis Lõuna- ja Lääne-Austraalia piiri peal täpselt kuskil. See on mingi Border Cross. Aga seal ma vaatasin, bookingud olid kõik täis, mitte ühtegi vabatuba ei olnud, et seal on ka võimalik siis endale camping site võtta, kus sa saad autoga ööbida. Ma kusjuures mõtlen veel selle peale, et see oleks nagu 5 tundi. Jällegi ma jõuaks suht vara sinna, ma ei tea, mis ma edasi teeks. Ja viimane variantidest, mis mul oli, on siis Paladonia, mis on 10 tundi sõitu, jämedalt võttes 1000 kilomeetrit. Aga siis ma hakkasin juba mõtlema seda, et kui ma jõuan täna Paladoniasse, hetkel Mapsi järgi 17:40 õhtul, see ei ole tegelikult üldse hull aeg. Okei, oletame, et ma teen siin tee peal ikkagi pausi ka, et 10 tundi jutti autos sõita ei jaksa. Noh, jõuan võib-olla mingi 6, okei, siit ma isegi kell 7 õhtul sinna, siis sealt tegelikult minu farmi on kõigest mingi 50 või 60 kilti jäänud. Et aga miks mitte siis juba täna pannagi üks korralik pikk päev ja farmi ära paugutada kohe.
Et ma mõtlen natuke sellele. Iseasi on see, et kui ma saaks nüüd selle uue bossiga nii palju nagu jutule, et jõu, et ma tulen täna sinna, et näita tuba kätte, ütle, kus ööbida saan. Ja siis põhimõtteliselt, et ma ei tea, saaks vähemalt mingit päevakese, 2 mingit sükest puhkust veel. Et ma kohe nii ei viitsi, et ma täna nüüd paugutan ühe jutiga ära vaata ja somme jõu, et lähme tööle. Et pole nagu tegelikult puhata saanud, et ühest farmist tulin, lõpetasin tööga, panin nüüd jutti mitu päeva alt roolis ja siis lähen kohe uuesti tööle, et seda on veits palju. Tahaks mingi siuke paar lebopäeva ka, et pakiks oma asjad lahti, tutvuks võib-olla natuke selle Esperance'i eluga seal, käiks, vaataks ookeani üle, vaataks need rannad üle. Lihtsalt vedeleks, teeks süüa, peseks oma riideid ja siis, ma ei tea, alustaks uue hooga. Et tegelikult mina ise näen, et ma võiks järgmine nädal juba tööd teha. Et see nädal nagu väga ei viitsi veel ja ei taha. Täna on teisipäev, on ju. Okei, no kolmapäev. Kurat, ma olen graafikust liiga ees. Ma ise esialgu arvasin, et ma jõuan kolmapäev või neljapäevale sinna. Et oleks ma neljapäev sinna jõudnud, siis oleks see, et kui see ongi juba siuke neljapäeval mingi päeval jõuad, siis nii mitte sittagi ei tee, pakid oma asjad ära, siis käid, vaatad seal, kus, mis teed, võib-olla mingid dokumendid korda. Siis on reede juba, reedel vaevad sind kohe mingi hullud tööd pannakse tegema ja seal vist hetkel on nädalavahetused vabad, eks laupäev peab juba kohe puhata, vaata. Et oleks nagu idee on siuke 3 päeva lepo ja siis esmaspäevast paneme hooga edasi, on ju. Aga nüüd on teisipäev ja kui ma täna juba sinna jõuan, no siis ma ei tea, kuidas see asi välja näeb seal. Ma pean rääkima, mõtlema, uurima. Plaan on nagu hea, võiks ju ära minna, mis ma ikka siin. Mida kiiremini ma farmi saan, seda vähem ma raha kulutan ja seal on ka nagu väga palju ilusaid kohtasid, kus käia, avastada, olla, puhata. Pean plaani paika panema tänasega. Ma ütlesin, ma kiirelt näitan seda teed, mida ma praegu siis sõidan. Et ümberringi on ikka siuke ussi loodus nagu ta on, ja. Aga ma ei tea, kas sa siit näed. Üritame zoomida nii, et ma matsu ei pane siin vahepeal. Nagu lihtsalt otse sirge. Terve see aeg on sirge. Ma ei tea, kas sa siit näed seda, aga järgmine ärakeeramine tuleb alles 739 kilomeetri pärast. Ja ma olen umbes mingi 300 kilti juba täna paugutanud seda teed. Ja minu jaoks oli põnev see, et ma sõitsin mööda jalgratturist selle pika sirge pealt siin. Ja ma pakun, et siin järgmine asul on mingi 100 kilomeetri pärast võib-olla isegi rohkema pärast. Ja see ei ole küll nagu kõige kergem tee, mida vändata, arvestades tõues on jälle mingi üle 30 kraadi sooja. Ja sellel vennal ei tundunud mitte mingisugust varustust olevat. Ei telki, ei madratsit, mitte midagi. Et selles mõttes vaene mees. Oleks talle isegi küüti pakkunud, aga kus ma ta ratta panen ja kus ma teda ennast panen. Okei, selle eest ma saaks tühjaks teha, aga mul on ülejäänud auto ikkagi suht manti täis. Et ei, huvitav näha. On ka siuksed kuradi aktiviste, kes siin jalgratta kullu panevad. Nii, sõbrad, tuttavad, muud toredad tegelased, kes te seda videot siiamaani olete viitsid vaadata. Siis kuuled seda kolinat, raginat, mölinat. Jõhker kohaliku kellaaja järgi peaks olema meil mingisugune kell 6 õhtul, aga siin hakkab juba hämaraks minema. Et olen siis jõudnud sellisesse kohta nagu Paletonia, oli äkki selle nimi. Maanteed mööda siis peaks olema 4 tundi veel Esperance'i sõita, aga kuna minu see uus farmi boss siis saatis mulle pin locationi farmist ja ütles, et kui ma panen Maps'i endal jalgratta moodi peale, siis juhatab otse teed pidi. Ja ta ütles, kui sul on 4-veoline auto, siis no worries, tule seda kaudu, saad põhimõtteliselt kõvasti otsemini. Et panin selle siis sisse endale, näitab 141 kiltsa, aga see tee, mida mööda seda juhatab, see on ikka selles mõttes. Ütleme minu auto, 4-veoline auto, ei ole vist see 4-veoline auto, mille jaoks see tee on siin. Et ma saan ta sõidetud, aga iseasi, kui kaua mul aega läheb selleks.
see on ikka väga julm. No, ta on otsetee kindlasti. Selles mõttes ma vaatasin Mapsi igatepidi ja ma nüüd panin paagi endale igaks üks täis ja ma olen juba valmis, et siin peab LED-paariga sõitma hakkama ja ta ütles, et ole igaks üks loomadega ettevaatlik, et see on ikkagi selles mõttes vabanev väljenduse pärast, aga perseauk korralik. Et saab lõbus olema. Vaatame, mis siis seiklusest välja tuleb nii. Ja noh, kuna ma autol tegelikult tagant vajaksid tugilaagrit vahetust, et teevad natuke häält, siis praegu on tunda, et nad ei tee enam natuke häält, vaid nad teevad juba natuke rohkem häält. Joh, ei tea, kus oli auk. Et. Ühesõnaga. Põhiasi on farmi ära jõuda. Kui see auto sinnani välja vajab, siis ta on super luks pilland, sellepärast, et ma käisin sellega just hiljuti Sydneys. Tulin tagasi Warrenisse ja nüüd siis 4 päeva olen trippinud sellega Esperance'i, siis hetkel näitab kilometraaži 2949. Ja ma siis olen sõitnud kõigi nende päevadega kokku. Täna on 4. päev, nii nagu ma vist juba ütlesin ka. Ja täna on ühtlasi ka viimane päev, sellepärast, et hommikul ma siis otsustasin, et ma ikkagi ei jää kuskile mujale ööbima. Kuigi siin oli küll tee ääres neid roadhouse ja motelle ja igast asju. Aga mõtlesin, et tead, panen ühe otsaga sinna farmi ära. Homme ja saan magada kaua, ärken üles. Lähen autoga Esperance'i, lähen poodi, ostan süüa, käin vaatan ookeani üle. Käin pesen auto puhtaks ja nii edasi. Aga noh, eks ma hoian siin kursis, mis sest seiklusest saab. Ütleme nii, et Starlink koliseb siin ees. Mul 2-poolse teibitükiga seal armatuuri küljes, et ta mul minema ei libiseks. Aga ma ei ole veel katuse kinnitust jõudnud osta seega. Seega ta on seal. See kollab, tugilaagrid kollavad. Mootorid üli põleb ära jääle. See on mul lambdaanduriks. Ma teab, mis mu autol viga on. Ei ole tal häda midagi, aga lihtsalt, et need teeolud on siin nagu nad on, et oleks lihtsalt vaata mingi norm sile kruusatee. Tuiskaks mingi 100-ga läbi, poleks häda midagi. Aga see praegu on siin siuke kuumaastik, et ja noh, ta on küll maastur, aga ta on linnamaastur pigem, et ta ei ole siin mingisugune mudaleffiga tõstekitiga, et parketikas sellega siin väga ei julge hullu panna, et seikleme. No, mis ma öelda oskan, see otsetee farmi näeb siuke suht sketši välja. 141 kilti, millest mul on kõigest mingi 30 sõidetud. Aga no mis seal ikka, proovime edasi. See on küll ilus nähtus siin keset tööd. Kurradi ussiraiber raisk. Vat, mõtlesin, et teeks pissipausi, vist enam ei tee. No nii, ühesõnaga, kell on tegelikult palju, aga ma näitan sulle ikkagi põhiasjad ära. Et ülemäära palju siin ei hakka karjuma. Siin kajab ka suht hästi. Aga see on siis shed, sealt saab sisse sõita, seal on minu auto. Siin oli valida mul 4 erineva tonga toavahet, aga arvasin, et mina tongasse ei lähe. Kuigi tongad on suht korralikud, ma võib-olla näitan sulle seda järgmine kord. Et need tongad on ilusamad ja suuremad, kui olid meil seal eelmises farmis. Ja no siin on siuke barbecue ala ja asjad, et boss ütles mulle kohe, et kui sa tahad, tee puhtaks, korista ära, see on kõik sinu teha. Ühesõnaga, see place, kõik siin on minu elamu. Ja siit oleme majast sisse. Siis trepp ülesse kohe. Pesumasin on ja asjad, paneme ukse kinni ja hakkasin külma tuppa laskma. Õues täna ikkagi 18 kraadi. See on minu koridor. Tolmime, et no ma räägin siin nii palju jalanuist asju, et ma isegi nagu selles mõttes jäin korra mõtlema, et huvitav palju need inimesi on siis. Aga mulle öeldi, et ma olen üksi siin ja et ma heisi algu jään ka üksi. Teisele kordusele nüüd läheme. Siuke suur aval trepp on ju. Ja see on siis meie teine kordus, kus meil on siuke suur pesuriiul.
siin on siis, ma ei tea, ma arvan, et eelmiste töötajate mingisugused riided. Öeldi, et põhimõtteliselt mida tahad, võtta ainult endale. Et kellelgi midagi tarvis siit enam ei ole. See on mingi pesuvahendeid, noolemäng on siin, tundub, et mängitud. Keegi on õlut joonud siin, Great Northernit on ja on isegi mingi kuradi äratuskell, täitsa tuttuus on ja teleka seinakinnitus. Et siuke suur teine kodus, see võiks piljardilaud olla minu arvates, ülikõva oleks. Siin nurga taga on siuke ka veel mingi tuba, kus saab keegi elada. Noh, oleks siin rohkem rahvast, siis oleks ruumi, on ju. Golfikipp, kurat, ma olen igal pool neid, eelmises farmis oli samamoodi. Aga lähme siit alla tagasi. Et ära üldse pane tähele. Ma tegelikult olen nii väsinud. Ma tunnen, et mul uni juba tükib peal, et ega ma siin kohe lähen magama ära. Aga see on siis minu köök, kus siis on siuke, vajab koristamist, ütleme nii, köögikapid, 1, 2, 3 külmkappi, elutoa osa, väike kamin, telekas, asjad, seal on veel sügavkülm. Siis siit paneme tule põlema. Siin on siis pesuruum. Et kõik vajab koristamist, et ma ei tea, millal siin viimast inimesed olid, kunagi olid. Aga ega see on väga puhas ja ilus asi ei ole, et duširuum, see on ikka siuke vanakoolne. Et võib-olla Tongas oleks isegi mugavam olnud pesus käia, aga ma arvasin, et majas on parem elada kui Tongas, seega jääb nii. Ma Tongas kindlasti ei viitsi ja ei taha minna. Põmm. Tule kustub. Siis selle akna taga on minu veranda, terrass, mis iganes, kuidas keegi kutsub seda. Saab lõket teha, saab istuda, grillida, mind ka veits näha. Ja võtsin endale sellise magamistoa. King size bed, suur kapp ja ega siin väga muud midagi polegi. Konditsioneer ja 2 akent ja suht tühi, et teine tuba on veel. Ma arvan, et see eelmine tüüp, kes siin majas oli, see elas siin. Et see on mingi fooliumakna ette pandud, see jõuab see vist tahtnud päikesevalgust taha, mingi vampiir. Aga siin samamoodi suur kapp, suur voodi, see võib-olla on isegi suurem voodi kui mul, aga see tuba nagu ei tõmbanud mind eriti. Et mul see teine tuba kuidagi meeldis rohkem. Nii et jääb siis nii. Ja nagu sa näed, siis siuke ongi minu uus kodu, kus ma siis elama hakkan ja ilmselt siin lähiümbruses hakkan siis ka tööd tegema. Vot, kuule, aga mis seal ikka, tegelikult kell on palju, uni on peal, et ma tõmban tutt ära ja kui selles videos ei näe, siis jääme juba järgmises. Lõpuks on siis kätte jõudnud kolmapäev, ehk siis minu jaoks on tegu 5. päevaga. Ja nagu sa näed, siis ma olen lõpuks jõudnud kohale Esperance'i. Et eilse päeva tegin suhteliselt siukse pika, sõitsin kokku mingisugune 1400 kilti äkki ja jõudsin siis kunagi õhtul farmi, sain endale siis elamise. Et esialgu ma teadsin, et mul on valida kas 1 toavahet või siis 1 tongatoa vahet. Aga tuli välja, et ma jään sinna tervesse majutusse üksinda elama, nii et mul oli valida siis kas ükskõik milline tongatuba või siis terve maja põhimõtteliselt. Et majal on 2 korrust ja tegelikult ta on siuke shade'iga ühes, et ta näebki välja nagu shade täiesti, terve see elamine. Lihtsalt siis pool shade'ist on tehtud nagu majaks niimoodi, et sa lähed sinna sisse ja siis all on elutuba, köök,
2 magamistuba, vannituba, siis läheb trepp üles, teisel korrusel on siuke hetkel niisama kolakamber ja tegelikult seal on ka veel üks tuba. Aga valisin siis endale majas sees ühe magamistoa, mis tundus minu jaoks OK. Nüüd siis oleks vaja majas normaalselt koristada, sest et suht siuke tolmune ja sitane on. Ja vannitoaga ma ei tea, mis ma teen, see näeb nagu suht siuke kiviaeg ikkagi välja kahjuks. Et ei tundu eriti mugav ja siuke meeldiv koht, kus pesus käia. Plus eile öösel nägin veel seal mingid kuradi suuri ämblikke, Antsmäne ja asju, et võib-olla kasutan hoopis siis pesus käimiseks ikkagi tonga seda vannituba, et need on ikkagi korralikumad ja vähe värskemad. Aga no näis, hetkel siis tulingi siia Esperance'i linna farmist ja vaatan siis üle need rannad siin, mis siin on, et see on üks linnarandadest. Üks klipp tuleb ka siia, kas enne või pärast siis seda, kus ma siin nüüd ajan seda igavat juttu siis jälle, et ära pea tähele, ma olen tegelikult sest eilsest ikkagi suhteliselt kutu, jumala väsinud omadega, et ajavahe tuli ka sisse ja ma läksin eile küll magama põhimõtteliselt kohe. Magasin täna siis selle kella järgi, mis siin on kella 9-ni, mingi 9:30. Ja ka siin on see, et kell on 2 tundi nagu maas. Et Warrenist siis peaks olema 2 tundi ees kell, et ala, kui mul siin on kell 9, siis tegelikult Warrenis on kell juba 11 või isegi vist rohkem kui 2 tundi. Ma ei ole päris kindel. Aga igatahes väike ajavahe ka on ju ja siis särksin üles, tundsin, et ei ole nagu häda midagi. Hakkasin Esperance'i sõitma, tundsin jumala laip. Jõudsin siia ja võtsin kiire söögi sellepärast, et teile ei söönud veel mitte midagi. Mingi kiirnuudleid tegin enne, kui magama läksin. Ja ostan siis endale mingi varu sinna kaasa, sest et ilmselt kui töö tegemiseks läheb, siis ei ole aega siin linnas tihti käia. Ja kuna linn on ikkagi rohkem kui 100 kilti eemal, siis ei ole päris siuke ka, et ma lähen käin kiiruga läbi. Et see pigem on siuke, et nädalavahetusel võib olla, kui siin, ma ei tea, Martin on ja äkki leian mõne uue sõbra veel, et siis midagi koos teha. Aga ei, vaate ülikõva, tõesti, Esperance on super ilus linn, ookeaniäärne rand 10/10. Et see nüüd on linnarand, ma ilmselt tagasi farmi poole sõites lähen vaatan ühe koha veel üle, mis Martin mulle saatis. Ütles, et see on siuke, kus saab autoga sõita. Et vaatame, läheme sinna ka. Tundub huvitav. Korra veel autost ka vaadet näidata, kuigi esiklaas on suht kakane, aga siin ei ole nii paista. Seal allpool on siis rand, läheb trepp alla. Ja siin on mingisugune matkaja, kes on endal esistange eest ära sõitnud peaaegu. Veits parem vaade võib-olla või? Kuna see on mul põhimõtteliselt enda farmile üks kõige lähemaid randasid, siis ma mõtlesin, ma tulen vaatan selle täna üle. Ja siin saab autoga sõita põhimõtteliselt sinna poole edasi väga ei saa, aga teisele poole saab suht kõvasti veel minna ja seal teisel pool taga kuskil peaks mingid tüünid vist olema, nii palju kui ma kaardi pealt nägin. Aga noh, siin rannas on hetkel mingi 5-6 autot kindlasti, mis ööbivad ka siin. Seal ees on ainult kämper, et seal autot järel polegi. Ja siis neil on seal paati igast muud asjad ka. Seal taganurgas inimesed ujuvad, kuigi ma ei tea, kui soe täna on õues väga olla ei ole, et outside'i näitab auto 23. Ja. Nii, kell saab kohe 10 õhtul, täna minu teine päev, ehk siis ametlikult võib-olla esimene päev siin farmis. Ja mis ma teinud olen, käisin päeval Esperance'is. Nüüd õhtul siis koristasin maja, sest et see oli ikka korralik sitamaja. Ja hakkab kell kohe 10 saama meil siin, nii et tükke viimane hetk, kerge viimane söök ja vaatan natuke Netflixi ja magame ära, et homme hommikul siis
7:30 tuleb, korjab mind boss peale ja vaatame, mis siin siis saama hakkab, et vaikselt kuidagi ubaseks muutuma, aga ise tunnen, et tahaks nende suurte akende, et mingit kardinat või asja saada, et siis oleks nagu vähe parem see asi, et praegu on siuke kinda. No nii, seda vaipa puhtamaks ei saagi, ma ütlen sulle kohe ära, ma siin täna terve päev kasinud juba. Ja nihutasin diivaneid veits, tõmbasin põrandad puhtaks, magamistoast, no seal on veel veits poolik, aga täna ühe päevaga ikka ei jõua niikuinii. Väike minipitsa, väike külm õlu siia õhtusse. Vaatame mingit sarja. Ma ei tea, kas see on hea või mitte. Mulle öeldi, et seda võiks vaadata. Kuna ma ise ei tea, siis annan sellele võimaluse. Vaatan selle ühe osa ära ja nii lihtne ongi. Tänaseks on kõik. Näitan korra seda tongatuba siis ka, mis siin on. Et selles mõttes tegelikult ülinorm tuba. Suur tuba võrreldes selle tongaga, mis mul enne oli. Suurem voodi, siin on sul laud enda asjad, kuhu saad siin mida iganes panna. Seal on teleka seinakinnitus olemas, aken, aknist muidugi mingit erilist vaadet pole. Aga sul on siin konditsioneer, eraldi riiul veel voodi üleval, väike öökapp, riidikapp on ju täiesti nagu ülinorm ja kõik on just ära koristatud puhtalt siin. Ja siin on vannituba. Vannitoas on siis, on siia taha poole, aga täiesti normaalne korralik dušinork. Eelmises kohas oli ka tegelikult süke, aga lihtsalt ajaga juba ära määrdunud ja süke pole. Et siin on nagu väga ilus. Ja pott ja. Et ma selles mõttes täna näiteks tulen nüüd siia duši alla sellepärast, et see toa duširuum tahab ikkagi koristamist saada enne korralikult, enne kui ma sinna nagu võib-olla minna tahaks. Pluss seal ei ole nagu dušikabiin, seal peab mingis vanas vannis käima ja kuna ma elan seal niikuinii üksi, siis ma arvan, et see on väga ok. Et ma korra isegi juba hakkas mõtlema, et äkki ma kolin siia tuppa elama. Niimoodi, et nagu õhtul olen enda majas seal, vahin telekat, seal on mu köök asjad, aga nagu ööbi ma tulen siis siia tuppa. Samas siis pole enam erilist pointi, et siis ma võin juba ju majas elada, sest mul on seal ka korralik suur magamistuba olemas. No tšau. Jah, vähe on aega mööda läinud, ei ole vahepeal eriti midagi filminud ega ei ole tegelikult eriti saanudki midagi filmida, sellepärast et tulin siis siia uude farmi, elasin natuke aega sisse siia, sain inimestega tuttavaks, kes siin töötavad. Vaatasin, mis mulle tööd nii-öelda siis teha antakse. Ja nüüd siis vaikselt olen juba järje peale saanud, et hetkel praegu siin põllu peal teen siis deep rippimist siukse aparaadiga, nagu on seda siis John Deere 9RX. Täpne mudel praegu ei näe siit külje pealt, muidu täpsustaks sulle mingi 9 ja mingi numbrit või jada on. Ei ole kõige uuem pill, see on üks vanematest. Aga salongi põhjal ma ütleks, et see on mingi siuke 2000, ma ei tea, 17, 18 äkki midagi sinna auku. Võib-olla natuke uuem, ei oska täpselt öelda. Aga igatahes teen siis sellega deep rippimist siin põllu peal. Ja tollel traktoril on siuke päris huvitav süsteem peal. Et muidu, kui sa pead seda ripperit ise reguleerima üles-alla vastavalt sellele, kuidas siis maavigu mängib ja kuidas traktor jõuab, siis see traktor teeb seda ise automaatselt niimoodi, et ma ei tee mitte midagi. Ma lihtsalt istun siin, vaatan, kuidas asjad lähevad, et midagi katki ei läheks, mingid bolt ära ei murduks. Vajadusel lähen remondin, aga üldpildis siis traktor teeb kõik ise. Niimoodi, et mina pööran põllu otsas ringi, panen autotrakki peale ja masin ise tõstab, ise langetab seda haakliseadet niimoodi, et ma ei pea seda isegi põllu otsas ise üles tõstma, et ringi pöörata, vaid masin teab, millal see ise üles tõsta. Selles mõttes päris huvitav ja äge süsteem, et mina ei ole sellist asja enne näinud ja nii nagu nad mulle väitsid, siis see on neil ka esimest korda, et mitte keegi peale minu ei ole enne siis seda programmi siin farmis kasutanud. Et see on selles traktoris ainult
ja noh, ma räägingi, et siuke täitsa esmakordne asi. Lärmakas sõnaga räägin edasi. Ja hommikul siis alustasin päeva täna 5:30 hommikul juba siis. Et tuli üks teine töötaja mulle järgi, kellega koos siis tulime. Esimene mingi pool päeva siis käisin. Tegin tegelikult hoopis spreederiga tööd, et spreederi ette on pandud siis täiesti tutt uus John Deere 8 RX ja mudeliks 370. Et see on siis 4 lindiga traktor, aga mitte keskliigendiga, vaid näeb välja nagu tavaline 410 ratastraktor või 370 ratastraktor. Et tolle puhul oli tegu siis linkidega variandiga ja sellel juba suur ekraan sees ja ei ole enam seda siukest joysticki, vaid on juba see suur joystick, millega sõita. Rooli küljes on eraldi veel kang ja nii edasi, et ma ei ole enne nii uue traktoriga sõita saanudki. Siuke esimene kord, aga ei, tegin mingi lõunani seda. Käisin kontoris, täitsin veel mingid paberid ja peale lõunapausi öeldigi, et kuuled, et saime nüüd selle traktori rivisse, et mine tiitrippima. Teile tegelikult pidin juba tegema seda, aga kuna see John Deere'i network jooksis maha kuidagi niimoodi, et no mitte mingil moel ei olnud võimalik enam saada ühendust. Siis öeldi, et okei, et lähed homme, et täna ei saa. Et siis eile lihtsalt käisin Kolasen farmi peal, näidati ja tutvustati mulle siin Postbis ja sain inimestega tuttavaks ja sain suht varakult koju ära, et mingi kell 4 päeval olin kodus, hakkasin süüa tegema, tegin endale siis tänaseks lõuna kaasa ja õhtusööki kõik muud. Et täna meil on reedene päev ja homme on siis laupäev, homme on meil vaba. Teeme nädalas 6 päeva tööd ja 1 päev siis puhkame. Et laupäev on vaba, pühapäeval siis uuesti tööle. See on minu jaoks täiesti normaalne. Sellepärast, et algul pidi olema pühapäev vaba, mis tähendaks siis seda, et ma tahaks nüüd Esperance'i minna linna näiteks. Siis pühapäeval on põhimõtteliselt enamus kohad kinni, nii et sest mul väga kasu ei ole. Aga ei, selles mõttes huvitav, et vaatame jooksvalt, mida mul siin näidet on. Ma ei ole veel väga saanud nagu selles mõttes sisse elada ja väga filmida. Põhimõtteliselt siuke ekraan on meil siis. Ja siin on siis näha, et see ala, mis on roosa, see on see, mis tuleb siis ära rippida. Ja see, mis on hall, seda siis ei tee, kuna siit see ei saa ilmselt aru, aga see põld on suht siuke üles-alla, et mägine piirkond, et see põld ei ole sirge. Siis on ära märgitud kohad, mida ei ripita. Ripitakse ainult see roosa osa. Ja tegelikult nüüd ongi, mul on automaatse peal see on ju, et roosas sektsioonis ta tõstab ja langetab ise, et ma ei tea, kas sa siit näed, aga see kollane barr siin on auto peal, see tegelikult ise liigub siin ka. Ja kui siit tagant nüüd jälgida, siis ta tegelikult tõstab ja langetab seda aparaati ise. Hetkel me oleme jõudnud sinnamaani, et ma teen bordereid. Et selles mõttes mul on nagu enamus tehtud, ma teen need borderid ja siis selle, et seda, mis siin sees on, neid ei tee. Keeruline seletada, aga tegelikult suht pikk päev. Seda enam, et mul ei ole siin üldse levi. Mul on terve päev hommikust, kuni õhtune välja SOS on. Mitte korraks ka pole mitte ühte pulka levi tulnud, seda näeb seda, et mul ei ole terve päev internetti olnud. Ehk ma olen umbes 12 tundi oma mõtetega olnud siin, et päris lõbus. Homme on vaba päev ja pühapäeval siis, ma ei tea, vaatan Starlinki kaasa võtma endale siia. Või siis linnast endale Telstra paketi võtma, sest et Telstraga vist pidi siin parem olema. Pilongiga täiesti lootusetu.